tere, kas teie olete Marko Valter ja teie oletegi see linnugiid? Just. Kui tore, ma ei ole teid kunagi varem kohanud. Ja mida te siin teete? Käin siin linde vaatamas, linde jälgimas ja proovin seda siis ka inimestele edasi anda. Ja. Aga kas tohib küsida saladuskatte all, kes on teie lemmiklind? No tegelikult seda on päris raske öelda, sest iga lind on huvitav, et iga linnu kohta on mõni selline huvitav lugu ja kui lindu vaadata tema oma elukeskkonnas, siis on kõige tavalisemad linnud, luiged, varesed, nende kohta võib rääkida uskumatult vahvaid lugusid. Aga kas tahad ühe ainsa loo rääkida? Ma tean, et teil on kiire. Võib-olla lindude kohta üks selline vahva fakt, et näiteks need samad tuttpütid, kes meil siin taamal ees ujuvad, et nende pulmamäng on praegusel ajal just see, mida siia Haapsallu vaatama tulla, sellepärast et tuttpütid, nende pulmamäng on erakordselt vaatemänguline, et kui need paarid kokku saavad, siis nad ujuvad isas ja emaslind vastakuti, tõusevad mõnikord lausa tagajalgadele püsti, nõksutavad peadega ja see on mingi selline asi, mida ma usun, iga inimene peaks nägema, et kuivõrd äge võib olla selline kevad looduses. Aga nii on mul kohe veel üks küsimus. Ma lugesin Haapsalu loodusfestivali lehelt, et te korraldate hommikuse linnuvaatlusretke. Millal see täpselt võiks olla? Ma olen väga-väga huvitatud. Jaa, et see toimub siis loodusfestivali nädalal, vahval hommikul 7. mail. Koguneme juba hommikul vara selleks, et kuulata linnulaulu. Siin samas Haapsalu linnas on merelinde, laululinde, mis teevad häält uskumatult palju, nii et iga kord, kui me selle tunniajase, pooleteisttunnise jalutuskäigu teeme, siis meil on kirjas selle lõpuks mitukümmend liiki ja selline hommik linnas võib anda ka samasuguse looduselamuse kui käimine kuskil rahvuspargis. Aitäh, kohtumiseni! Kohtumiseni!